Tere, mina olen Kaido Pajumaa, motivaatori, juhtide ja meeskondade koolitaja ja sa vaatad tunnustava juhtimise lühikursust ja täna on meil osa number 8 ja selle pealkiri on meeskonna analüütika. Esimesed 7 peatükki on olnud siis pigem sellise nagu selgitava iseloomuga või teoreetilise iseloomuga, kus ma olen püüdnud siis avada seda teemat just sellise tunnustava juhtimise nurga alt, et veitsa kutsuda sind kaasa mõtlema, miks üldse võiks rohkem tähelepanu pöörata inimestega tööle, mis kasu sinul sellest tõuseb. Ja nüüd viimased 3 osa siis on praktilised. Ehk siis ka selle koolituse käigus, ehk siis selle klassikoolituse käigus tegelikult see materjal on paljuski jagatud 2 osaks, kus siis pool päeva lähebki meil samamoodi selle tausta analüüsimisele. Kah läbi harjutuste, läbi arutelude ja ma nimetan seda ka selliseks nagu paradigma muutuseks natukene, et just luua seda pinnast selleks, et sul tekiks huvi. Sest lõppkokkuvõttes töö inimestega ja töö selle eelmises 2 punktis, selle joonis, mis ma siin tegin, töö selle osaga, töö inimesega, töö meeskonnaga. See ei ole mitte selle pärast, et see kuidagi defineeriks sind hea juhina ja kui sa seda teed, et siis oled nagu jube hea juht ja kõik peaksid sellest rõõmu tundma ja sa ise peaksid sellest rõõmu tundma. Vaid selle pärast, et töö inimestega aitab avada nende inimeste potentsiaali. Kui sa mäletad neid esimesi peatükke, siis need rääkisid just madalast pühendumusest, madalast motivatsioonist. Häda ongi selles, et sina ju juhina soovid, et need inimesed päriselt tuleksid ja annaksid endast maksimaalse. Sa näed, et nendel on pakkuda rohkem, aga nad on võib-olla loiud, passiivsed, nad ei näita huvi üles, nad ei tule muudatustega kaasa. Sest eks sa näed, et tegelikult neid oleks anda, aga nad ei anna. Ja nüüd läbi selle, et sa hakkad tegelikult tunnustava juhtimisega tegelema ja sa hakkad rohkem inimestega tööd tegema, siis see ei ole mitte inimeste pärast, vaid see on rohkem sinu enda pärast. Sest et sul endal võivad olla mingisugused küsimärgid, sest ka need inimesed, kes tulevad tunnustava juhtimise koolitusele, kui ma panen nimekirja teemadest tahvlil, et miks te tulite, siis enamus põhjuseid ongi see, et inimesed ei ole motiveeritud, inimestel on sära silmist kadunud, inimesed ei mõtle kaasa, pigem töötavad vastu. Ehk siis juhid otsivad lahendusi nendele olukordadele, aga nendele olukordadele lahendused ei ole mitte sellised tehnilist laadi, vaid nad ongi pigem, ütleme siis nagu sellist psühholoogilist laadi. Ja nüüd siis need viimased 3 peatükki ongi hästi praktilised, ma annan sulle mõned soovitused, millest sa võiksid alustada. Esimene on meeskonna analüütika ja meeskonna analüütika tähendab siis seda, et kui sa tahad nagu juhina aru saada, et kus te tegelikult täna olete omadega meeskonnana, siis sul oleks nagu vaja ära kaardistada, et mis on täna hästi ja mis on täna tegelikult halvasti. Siiamaani sa võib-olla oled nagu oma peas küll jõudnud mingi järeldusel, mis on hästi ja mis on halvasti, aga see on ainult sinu perspektiiv. Aga kui sul on osakonnas veel 15 inimest, siis kokku on tegelikult seal 16 perspektiivi. Ja nüüd, kui sa lähtud ainult oma isiklikust perspektiivist, siis kui kindel sa saad olla, et see on õige perspektiiv. Kui kindel sa saad olla, et tegelikult põhjused on need, nagu sulle tundub. Äkki need põhjused on hoopis midagi, mida ütleksid need ülejäänud inimesed, aga nendel ei ole olnud siiamaani võimalust seda öelda või nad ei ole tahtnud öelda, sest nad ei ole tundnud ennast turvaliselt. Arvates, et kui neilt isegi palutakse midagi, siis mis on see tegelik kavatsus? Kas tegelikult tahetakse päris asju teada või tegelikult tahetakse ainult kuulda neid asju, mis sobivad sellesse pilti. Ja siin on 2 lähenemist. Ütleme niimoodi, et 90% meeskonna koolitustest ja ka ettevõtte sisestest juhtimiskoolitustest ma viin läbi sellisel viisil, et sellele koolitusele eelneb küsitlus. Ma olen selle küsitluse välja töötanud aastate baasil, seal on 35 küsimust ja need on jagatud 3 gruppi. Punkt 1 töö, ehk siis aru saada, kuidas inimestel on selle suhe selle tööga. See sama töörõõm, tööpiin, millest me ennem rääkisime. See sama, kui palju teatud küsimustega ma mõõdan seda, kui palju nad väärtustavad neid sisemisi motivaatorid ja kui palju nad väärtustavad ainult raha. Siis teine osa on meeskonna tunnetus. Ehk siis just, et see aitab hinnata seda, et kui suur on see avatus, kui suur on see usaldus, kui suur on see meie tunne meeskonnas. Ja 3. grupp on siis juht. Ehk siis see aitab mõõta seda, kui suur on juhi roll. Ja nüüd ideaalne olekski see, kui sa viiksid läbi sellise analoogse, anonüümse küsitluse. Sa ei pea selle jaoks raha investeerima suurt, sa ei pea selle jaoks ka minu poole pöörduma, vaid sa võid julgelt seda teha täiesti paberil, pliiatsil, kirjutada 10 küsimust A4-le, jagada oma inimestega laiali ja paluda lihtsalt nendele hinnata näiteks 5 palli süsteemis igale küsimusele lihtsalt number taha
ja öelda, et visake need, ma ei tea, homme õhtuks siia kuskile, ma ei tea, karpi ja oluline just see, et sa selgitad, miks see vajalik on. Et nad saavad aru, et sa tahad päriselt teada saada, et sa ei taha püüda kedagi kinni, kes julgeb ausalt vastata, vaid sa tahad päriselt aru saada, kus sa ise juhina oled ja kus te meeskonnana olete. Ja teine samm oleks siis, ma nimetan seda sisekultuuri koosolekuks. See on selline koosolek, kus sa saadki juhina oma meeskonnaga kokku, sa selgitad jällegi, miks me oleme kokku saanud, et täna mitte selleks, et tööasju arutada, vaid täna selleks, et rääkida meist kui meeskonnast. Ja algul neil võib olla selline asi, et mida siin rääkida, et kõik on nagu okei. Ja sa siis jagadki oma tundeid, et mis sinu arvates on okei ja mis sinu arvates ei ole okei. Mis on need head asjad, mis tegelikult muudavad meid meeskonnana tugevamaks, aga mis on need asjad, mis sina tunned juhina, tegelikult, mis seda meeskonna tunnet röövivad. Ja sa palud nendel samamoodi hinnata, annad nendele kas või puhta paberilehe, ütled, et kirjutage ühele poole kõik need asjad, mis teil pähe tulevad, mida sa hindad selles meeskonnas ja mis on meil meeskonnas hästi. Ja palud teisele poole kirja panna mõned asjad, mis tegelikult nende hinnangul on nagu veitsa häirivad, mis ei ole nii hästi, mis on meile täna omased, mis on osa meie kultuurist, aga need ei ole hästi. Ja algul ei pruugi neid miinusasju tulla, need negatiivsed asju tulla, siis nad kardavad. Nad ei tea, kas sa jälle päriselt tahad teada saada või on seal mingi konks taga. Ja nad ei julge võib-olla päris asju öelda, sest äkki siin kõrval istub mõni kolleeg, kes võib pihta saada. Mis tõttu algul lepi sellega, et sealt ei tulegi edasi midagi. Oluline on, et sa selle protsessi käivitad. See, et nad algul ei taha rääkida, ei julge rääkida, see on täiesti okei. Tähtis on see, et sa näitad üles oma käitumisega, et sa hakkad rohkem tähelepanu pöörama sellele poolele, meeskonnale. Enamus koosolekuid tavaliselt käib selle ümber, aga vot see koosolek on selle ümber, kuidas meil meeskonnana läheb. Ja esimene kord, teine kord, ka kolmas kord võibki olla vaikne, võibki olla passiivne, aga sina ole avatud. Sina räägi oma tunnetest, sina räägi oma kogemustest, oma mõtetest, mis aitaks seda meie tunnet siin suurendada. Nad näevad, algul nad on skeptilised, nad on kõhklevad, nad räägivad sellest võib-olla kohvinurgas. Aga kui sa ei anna alla ja mida rohkem sa räägid, seda tugevamaks tegelikult see meeskonna tunne hakkab muutuma, sest inimestes tekib see kindlustunne, et juht tunneb huvi ka selle vastu, kuidas meil meeskonnana läheb, mitte selle vastu ainult, kuidas moodi me aitame temal oma tulemused ära teha.